No tšau, 2 nädalat on möödas eelmist raepäevast. Vahepeal olen musinalt meie võistlusautoga tegelenud. Ta on vahepeal komplektse kere külge saanud, räpi alla läinud ja tehnikaga on väga palju vaeva nähtud. Et saime siin pika nimekirja, mis oli vaja veel teha. Tegime kõik asjad ära ja tulime täna siis laitse proovima. Et kahjuks tuli küll vihma, aga sellegi poolest väga hästi sai testida ja katsetada. Kohal oli ka Andero oma Lexusega, et saime ka tandemit proovida. Ja tulemus oli väga super, auto töötab väga hästi ja tundub, et see V8 turbokombo nagu minule sobib. Aga nüüd anname sõna edasi Vaherile, kes selle auto siis ehitas ja ta räägib meile tehnikast natuke lähemalt. Tule siia, bilet! Tervist, ma olen Karl West Coast Motorspordist siis. Meie kätte tõi Simon, tõi selle pilli eelmise aasta sügise lõpus, kus ta tahtis, et me teeks siia puuri sisse ja teeks natuke jõudu sellele. Kuna semiproos on nüüd täispuur on siis nõutud, tegime siia täitsa FIA vastavale reeglitele vastavale puuri sisse, mis on siis ka üle vaadatud, kõik on nii nagu peab. Ja jõu poolest on lihtne, kuna tal oli siin ennem M60 V8 BMW vahel, et lihtne viis, kuidas jõudu saada, turbo. Panime suure turbo siia vahele, siit-sealt natuke tegime. Ja saime semiproos kuskil täitsa sükke arvestatava numbri, 410 kilovatti oli kaagi juures siis rummust mõõdetuna ja üle 750 newtonmeetri. Et sükke peaks täitsa piisav set olema. Kütusena kasutame alkoholi, puhas alkohol, 98, midagi protsenti. Ja alkoholi põhjus siis on lihtne, temperatuurid saame alla, süüdet saame keerata, jõudu tuleb päris usinalt sellel ja ei teagi, äge on. Aga ma ei tea, ma näitan sulle siis vahepeal siit ka või? Ta tahab nagu, Simon, idi suda! Tule hoia kapotti, ma näitan näpuga. Turboks on meil Holset HX52 Pro. Kütusesüsteem on 1300 cc Boschi biustid, mis on siis alkoholi sõbralikud. Newgi latid, Newgi kütuserõhu regulaator. Vaagikopid, see peaks olema siis Audi R8 Lambo. Kaak ja Tuuner Studio tegid siia uue juhtmestiku, panid juba makseku ka peale. Sellel on hästi palju valmidusi, mis on tegelikult väga oluline, väga hea. Et Simon näeb siin kütuserõhku, flex-anduri võimalus on täitsa olemas. Ilusti saame boost'i juhtida ja turbokiirust juhime 2 Hiina wastegate'iga, mis on Eesti driftis on tegelikult täitsa suke tavaline nähtus, et lasevad hiinakate peal. Ma olen ise ka kasutanud hästi palju, ta lihtsalt maksab vähem ja tegelikult ta toimib, kui sa natuke tuunid teda, et pole hullu midagi. Mootori poole pealt pole mitte midagi, me tegime täisoolused alla ära, panime uued saaled, uued rõngad, rõnga vahed ajasime paika, eelnevalt olid need tal täitsa lappes, et oli, ma isegi ei tea, mille jaoks see oli, aga rõnga vahe oli kuskil 5-6 korda tehase normidest oli nagu üle, et see oli päris meeletu. Kuna siia siuksed jõud tulevad, siis ilmselgelt see sidur ka enam ilmselt ei oleks seda kõike nagu vastu võtnud, vahetasime siduri ära. 240 mm sidur, 6-labaline ketas ja SRE korv on otsas ja siis korraliku flantsiga, diislikast, tagantosa on enamjaolt on kõik praegu hetkel stokk. Ja ega sinna rohkem midagi, ma ei oska rohkem midagi lisada, andke kuuma mehed. No tšau, mina olen Andero, ma sõitsin eelmine aasta Street Classi, sõitsin siis Nissan S13-ga ja see aasta sõidan ka Streeti, aga seekord siis uue autoga. Autoks on siis Lexus IS200 turbo. Turbo on siia siis lisaks juurde pandud, tehasest on ta vabalt hingav rida 6, 2-liitrine bensiinimootor. Aju on ka, tal on Piggyback aju, TET3 ECU Masteri toodang ja siin on väiksed plaanid on teha muudatusi ka, natuke jõudu juurde saada, kuna praegu
kuiva ilmaga jääb nõks puudu. Et täna siin märja ilmaga sai natuke tandemeid tehtud. Et semipro autoga jõudis ilusti kannule, aga kuivaga läheb natuke raskeks. Natukene oleks vaja jõudu rohkem. Ega muud polegi. Proovime sõita nii palju võistlus, kui jõuab Kaitseväe kõrvalt ja Yo, Days. Palju see maksab?